Tere! Juhtus niimoodi, et tegin ühe video, et tutvustada õpetajatele, kuidas teha oma slaidi esitlusest vahvat õppevideot. Ja hakkasin mõtlema, et teeks siis juba nii, et see video läheb üles ka. Mis sest, et teemaks oli 7. klass ja keskaeg ja ma tegelikult plaanisin teha 6. klassi videosid praegu. Igatahes selles videos ma üritan lahti seletada, mis see vaimulik seisus oli ning mida tähendavad mõisted preester, piiskop, paavst, munk ja nunn. Kuna kõik see seondub ristiusuga, siis ma kujutan ette, et tänapäeva noore inimese jaoks on see ilmselt üsna ebahuvitav ja võõras teema, lihtsalt üks hunnik arusaamatuid sõnu. Aga keskajal oli kristlus tähtis elu osa ning seetõttu ei ole keskajast võimalik eriti midagi aru saada, kui te neid mõisteid ei tea. Nii et õpime need asjad selgeks. Ja asumegi kohe asja juurde. Mis asi see vaimulik seisus üldse on? Tuletame meelde, et keskajal jagunes ühiskond 3 seisusesse: lihtrahvas ehk talupojad, aadlikud ja vaimulikud. See tüüp seal keskel üleval on Kristus. Väga tähtis tüüp muide. Igatahes, igal seisusel oli oma ülesanne. Vaimuliku seisusesse kuulunud inimeste ülesandeks ühiskonnas oli hoolitseda teiste inimeste hingede eest, et nad saaksid näiteks taevasse. Vaimulikud olid nagu usuasjade professionaalid. See oli nende töö. Mõnikord õpilased ajavad sassi ja arvavad, et vaimulikud on sama mis usklikud. Aga ei ole. Usklikud olid keskajal kõik inimesed. Vaimulikud olid ainult väike piisikene osa ühiskonnast, kelle ülesandeks oli usuasju korraldada. Kõiki neid, kes ei olnud vaimulikud, kelle hingede eest nad hoolitsesid, nimetati ilmikuteks ehk ilmalikeks inimesteks. Nemad olid nagu amatöörid või tavalised inimesed. Need usuasjad ei olnud nende töö, aga usklikud olid nad ikka. Käisid ilusasti jumalateenistusel ja nii edasi. See on natuke nagu jalgpallis. Mulle meeldib jalgpall, aga kui ma lähen õhtul sõpradega jalkat mängima või vaatan seda telekast või staadionilt, siis ma olen amatöör või pealtvaataja, nagu need ilmikud. Aga näiteks Messi või Ronaldo on professionaalid. Kui jalgpall oleks usk, siis nemad oleksid selle usu vaimulikud. Ühesõnaga, vaimulikud olid igasugu preestrid, piiskopid, mungad ja nii edasi. Ilmalikud olid lihtrahvas ja aadlikud. Et keskaja ühiskonda võib jagada 3: lihtrahvas, aadlikud ja vaimulikud või ka 2: ilmalikud ja vaimulikud. Ja kõik nad olid usklikud. Ja vaimuliku seisusesse kuulusid preestrid, piiskopid, paavstid, mungad, nunnad ja nii edasi. Aga mida need nimetused tähendavad? Enne ma võrdlesin ristiusu kirikut jalgpalliga, aga nüüd oleks võib-olla parem võrdlus kooliga. Võtame esmalt koguduse. Need on tavalised inimesed, ilmikud, kes usuvad Jumalasse ja elavad näiteks ühes külas. Nad on nagu üks klass. Kogudusel on oma preester. Tema on nagu selle klassi õpetaja. Ja nagu väga otseselt ristiusus öeldaksegi mõnikord preestri kohta koguduse õpetaja. Ja preester oli keskaja külas enam-vähem ainus natukenegi haritud inimene, kes oskas lugeda, tõesti nagu õpetaja. Aga kogudusi ja preestereid oli palju. Ja preestritel olid omad nii-öelda bossid. Need olid piiskopid. Iga suurema piirkonna preestrite boss oli piiskop. Ehk siis ta oli selle piirkonna ehk piiskopkonna vaimulike juht. Piiskop on siis nagu direktor. Ja piiskopidel oli omakorda boss, selleks oli paavst. Teda oli kõigi kristlaste peale ainult üks. Tema oli siis, ma ei tea, haridusminister. Paavst tegutses keskajal Roomas ja tegutseb seal tänapäevani. Ta on jätkuvalt 1,2 miljardi katoliikliku kristlase jaoks kõrgeim usuline juht. Ehk siis ta on päris tähtis inimene. Ja kõik need kogudused, preestrid, piiskopid ja paavst kokku moodustavad katoliku kiriku. Ei, mitte selle hoone, vaid kiriku kui organisatsiooni. Ehk siis kui keskaja teema puhul räägitakse katoliku kirikust, siis mõeldakse seda organisatsiooni, mis hõlmas keskajal kogu Euroopat. Ja toome ühe käega katsutavama näite ka. Näiteks kui keegi elas keskajal näiteks Keilas. Tervitused Keilasse. Kui keegi elas keskajal Keila kihelkonnas ehk Keila ümbruses, siis ta kuulus selle kihelkonna kogudusse. Keila kirikus pidas kihelkonna preester jumalateenistusi. Keila kihelkond kuulus Tallinna piiskopkonda ja seega Keila kihelkonna preester allus Tallinna piiskopile. Ja Tallinna piiskop omakorda allus Rooma paavstile. Ja mungad ja nunnad on veel täiesti eraldi teema. Nemad olid lihtsalt inimesed, kes olid tõmbunud tavalisest elust eemale kloostritesse
ja elasid seal muust maailmast eraldatuna ja rangete reeglite järgi hästi vaga elu. Ja kes veel ei teadnud, siis mungad olid mehed ja nunnad olid naised. Ja kokkuvõte. Vaimulikud olid keskajal üks 3 seisusest. Nende ülesanne oli ülejäänud inimeste ehk ilmikute hingede eest hoolt kanda. Preester on kohaliku koguduse vaimulik, kes peab jumalateenistusi ja kiriklikke talitusi. Piiskop on piiskopkonna ülemvaimulik ja piiskopkonna koguduste ülevaataja. Paavst on kõigi kristlaste vaimulik juht. Munk on meessoost ja nunn on naissoost kloostri elanik. Aitäh vaatamast ja kohtume millalgi jälle!